Just ühe tüübiga rääkisime, et kui Eesti inimesed kollektiivselt selle aja, mis me kulutame internetis vingumise peale, kui me kulutaksime päriselt probleemidega tegelemise peale, siis meil ei oleks mitte ühtegi probleemi enam. Kui sa oma karjääri alustasid nii-öelda, siis, või üldse räägime ka praegusest, siis kindlasti ma arvan, et võtame kas või minu või üldse kellegi teise, ma ei tea, mõne sportlase, mõne ma ei tea, YouTuber, ükskõik kelle on ju, siis igal ühel meil on ka selliseid nii-öelda, kas öelda siis heitereid on ju. Et me ei räägi mitte nagu nendest, kes annavad konstruktiivset nii-öelda kriitikat, vaid nagu need, kes ikka tahavad sul ikka sitast öelda, ikka tögada öelda, et sa oled ikka sitane inimene. Et kuidas sina nagu nendesse suhtud ja kuidas nagu nii-öelda oma sellest, oma nii-öelda aja algusest ka suhtusid nendesse? Ma võin öelda, et mu teise tunni DVD karbi peal on välja toodud kõik kõige räigemad solvangud, mis internetis mu kohta on olnud, panin nagu plaadi kaane peale, aga niimoodi, et ma panin neile nagu need tärnid, et nad oleks nagu mingid ajalehe arvustajad või midagi, et Madis arvas, et oleks pidanud burgerite juurde jääma ja mingi siuke teema. Mind on see pigem nagu kannustab see, et kui kellelgi midagi on, siis oi raisk, ma tulen ja näitan sulle, vaata, et sa arvad, et ma olen sitt kredi. Ma nüüd lähen harjutan aasta aega 365 iga päev, panen hullu ja siis vaatame, kas sa nagu aasta pärast veel ütled. Ja ei, nooremana oli kindlasti nagu raskem, aga nüüd ma olen jõudnud punkti varu saanud, et see on inimeste, mina ei puutu asjasse. See, kes käib kuskil internetis anonüümist kedagi sõimamas, ta ei tee seda sellepärast, et mina olen halb ja tõesti nii halvasti ütlesin, tema elus on midagi väga-väga valesti ja puudu ja et see on muutunud pigem selleks, et mul kahju inimesest, et sa kulutad oma energiat mingi sellise asja peale, mine tee midagi produktiivselt, vaata, et kui me Eesti inimesed, just ühe tüübiga rääkisime, et kui Eesti inimesed kollektiivselt selle aja, mis me kulutame internetis vingumise peale, kui me kulutaksime päriselt probleemidega tegelemise peale, siis meil ei oleks mitte ühtegi probleemi enam. Et jah, aga ei, heiterid tähendab, et seda sul tuleb välja, sellepärast, et halba asja heiditakse väga vähe. Kadedus viib heitimiseni, kõik võimalikud, selle ümber olevad tunded, et miks ma ei oska või miks ma ei saa, need on need, mis viivad heitimiseni, ehk siis kui sul on heiterid, see tähendab, et sul, sa teed midagi. Inimene, kellele väidetavalt ei meeldi, kuulab su asja ära, et selle kohta midagi öelda. Järelikult seal peab midagi olema, et pigem oleks see, et kui keegi mitte midagi ei ütleks, siis mul on see, et okei, et siis ju keegi nagu keegi siis ei tea või ei vaata nagu. Et mulle jõhkralt meeldib enda kohta interneti kommentaare. Just ükspäev kirjutasin ühe biti, et kuidas kõik avaliku elu tegelased väidavad, et ei, ma ei loe kunagi kommentaare. Valetate, kindlalt valetate. Ma loen kõiki, sest see on nii naljakas ja meis kõigis on see väike masohist sees ja see on minu arust nii lõbus, nagu kuidas sa teed mingi asja, millega sa oled näinud aasta aega vaeva, nüüd keegi näeb sellest 15 sekundist klippi ja kannab sind täielikult inimesena maha. Minu arust see on nii uskumatult nagu naljakas, et tea, aga mulle meeldib, kui mind heiditakse, sest see tähendab, et see asi, mis ma teen, läheb inimestele korda, see tähendab, et see tekitab mingisuguseid argumente või mingisuguseid diskussioone ja kui sa siis selle lõpuks jõuad selleni, et mul ei ole õigus ja ma olen loll, on ju, siis lahe, aitäh, et sa kaasa mõtlesid põhimõtteliselt. Et ja mult ei saa küll keegi sellega midagi ära võtta nagu.